see ei ole probleem, selles mõttes, et see on lihtsalt paratamatu. Kui me nüüd räägime sellest, millises mõttes võib-olla, mis on võib-olla kõige olulisem, see pole ka õige sõna, aga kui me üritame tõmmata mingit paralleeli tsiviil- ja kriminaalprotsessi vahel, siis üks kõige olulisemaid erinevusi ongi see prokuratuuri olemasolu kriminaalprotsessis. Ja prokuratuuri roll kriminaalprotsessis paratamatult on ikkagi, ma ei taha öelda kahemõtteline, meil on võib-olla selline halb varjund, aga selline dualistlik. Et eeluurimisel on ta ikkagi eeluurimise juht, ta peab tagama eeluurimise seaduslikkuse ja teiselt poolt ikkagi lahendama need õiguslikud küsimused, mis eeluurimise käigus tekivad seal kuriteo kvalifikatsiooni osas, tõkendi kohaldamise osas ja nii edasi. Aga mis puudutab nüüd kohtumenetlusse, siis kohtumenetluses on prokurör täpselt samasugune üks kohtumenetluse pool nagu süüdistatav ja tema kaitsja. Siin toimub juba kõik täiesti võrdsetel alustel. Ja see on minu meelest see, mis lõppastmes ikkagi ka nivelleerib seda prokuröri esile tükivat rolli mingis mõttes eeluurimisel. Aga see, et prokurör ikkagi kohtueelselt protsessi juhib, on täiesti tavapärane ka Anglo-Ameerika kriminaalmenetluses, kus eeluurimist kui sellist ei ole võib-olla õiguslikult institutsionaliseeritud, mis ei tähenda seda, et olemas ei ole. Ega tõendid peab prokurör ju ka seal süüdistuse toetuseks kokku koguma ja ka seal prokurör ikkagi juhib menetlust. Politsei kaudu organiseerides tõendite kogumist ja nendele hinnangu andmist. See on kriminaalprotsessile, ma ütleks, immanentselt omane, seda ei ole võimalik kuidagi välja tõrjuda.